et meie oleme siin praegu Saaremaa ooperipäevade avamisel ja meie maa on siis kinni püüdnud Eesti Vabariigi peaministri Taavi Rõivase. Et mis teid toob praegu Saaremaale, kas töö või puhkus? No kui Saaremaale juba tulla, siis tuleb tööle lisaks ikkagi ka vähemasti korraks lips lõdvaks lasta ja ka proovida natuke nautida Saaremaa suve. Ja nii ka mina, et ma olen siin küll täna varahommikust õhtuni välja töiste ülesannetega, aga leppisime perega kokku, et võtame homse päeva tööst vabaks ja jääme Saaremaale ja see on üks põhiasju, mille alati ju ikkagi suvel mul tütar väga ootab alati, kui saab Saaremaale tulla ja praegugi on ta juba siin ja saab ka Saaremaad nautida. Kas juba rannas? Ma ei tea, kus nad on. Mina olen nagu öeldud täna töiste tegemistega, et külastasime täna Baltic Workboatsi, nüüd ooperipäevade avamine, on kindlasti veel ees kohtumised nii kultuuritegelastega kui ka liituvate valdade juhtidega, et arutada ka seda teemat, nii et päev on hästi töine ja tõsine, aga nagu öeldud, siis homse päeva võtsin ametlikult töölt vabaks ja olen Saaremaal suve nautimas. Nii, kuna me oleme ooperipäevad avamisel, siis ma pean küsima ka mõned ooperi küsimused. Kas see žanr on teile tuttav ja mis on teie lemmikooper? Lemmikut on nagu raske isegi nimetada, et eks see Itaalia klassika on loomulikult selline, mis ma usun on nagu kõige rohkem hinge läinud, aga Tallinnas käime ooperis võiks öelda, et üsna regulaarselt. Saaremaa ooperipäevad on selline mõnus võimalus, et ooperit, mida tavaliselt nauditakse sellistes väga kinnistes ruumides, kuskil kontserdisaalides on võimalik tulla nautima sedavõrd ilusasse ümbrusesse, et ma usun, et Saaremaa ooperipäevad elamus saab olema veel võimsam kui võib-olla Estonia kontserdisaalis või teatrisaalis. Millises etendusest osa plaanite saada? Täna õhtul külastame perega kindlasti Jevgeni Onegrit. Ja lõpetuseks maailmapoliitikaga kursis oleva inimesena, kas see nime jõudis siia Ukraina rahvusooper? Ma ei ütleks, et see nüüd ime on, aga see on korraldajatelt väga õige otsus ja see, et Kuressaare on praegu Ukraina lipu värvides, see on väga liigutav. Et mitte ainult seetõttu, et meil on Ukraina muusikuid õige pea terve Kuressaare täis ja mitte ainult seetõttu, et me tähistame Ukraina muusikute siia tulekut, vaid ka mõeldes selle peale, et see on meie võimalus avaldada solidaarsust riigile, kes praegu võitleb oma territoriaalse terviklikkuse pärast ja kus on sees võõrad väed, kes seal korralagedust loovad. Nii et see on väga liigutav näha Kuressaaret Ukraina lipu värvides. Nii, soovime siis meie maa lugejatele ja teile ka ilusat Ukraina ja ooperipidu Kuressaares.